teemad, millest me siis täna räägime. Praegu siis sissejuhatus. Mul on paar slaidi, 2 slaidi tegelikult ainult sissejuhatuseks ja siis annan sõna Üllekesele. Ülleke räägib tehingute andmebaasi kasutamisest umbes pool tunnikest. Seejärel räägib Epp meie värskest elamumaa turuülevaatest ja natuke laiemalt meie turuülevaadetest. Siis teeme väikese sirutuspausi. Ja siis alates 10:30 räägin mina korralise hindamise projektist, kus me sellega oleme ja kuidas see toimuma hakkab. Ja selliseks võib-olla sissejuhatuseks kinnisvara hindamise osakonna tegevustest, et miks me just sellised teemad siia teie ette tõime. Et Maa-ameti kinnisvara hindamise osakond siis tegeleb, nagu osakonna nimigi ütleb, kinnisvara hindamisega, aga hindamine on siis nii-öelda see jäämäe veepealne tipp, et tegelikult selleks, et üldse hinnata, on meil ju vaja informatsiooni ja tehingute andmed on siis see, millele kogu meie tegevus tugineb. Maa-amet nimelt hoiab siis kõik kinnisvaratehingute andmebaasi, millest Ülleke teile ka kohe minu järel rääkima hakkab. Tehingute andmebaasi alusel teeme me turuülevaateid. See on siis see teema, millest Epp teile räägib. Ja siis tehingute andmebaasi alusel teeme ka mudelanalüüse. Ma nimetaks korralist hindamist ehk masshindamist selliseks mudelanalüüsiks, millega me siis leiame kinnisvarale väärtust. Ja alles seejärel tulevad kinnisvara hindamised siis nii-öelda tavapärasemas tegevuses. Maa-amet teeb päris palju sisehindamisi ja Maa-amet ka tellib hindamisi erinevatel eesmärkidel. Et tehingu mahtudest või meie tegevuse mahtudest annab see pilt ülevaate. Need on eelmise aasta sellised mahunumbrid. Eelmine aasta tehinguregistris kinnitati 71 326 tehingut. Siis selliseid ekstra andmepäringuid tehti 270, tehinguregistri päringukeskkond on kõigile avatud, neid me seal ei ole lugenud. Siis turuülevaateid regulaarseid oma kalenderkava järgi sai eelmine aasta tehtud 21 ja veel eraldi tellimusel turuülevaateid 145. Siis korralise hindamise ettevalmistus oli eelmine aasta meie osakonnal üks väga suur töö ja testihindamise läbiviimine. Sellest siis räägin mina kolmandas ettekandes. Ja sisehindamisi sai tehtud 2143. Need on eelkõige Maa-ameti enda tellimused, aga ka teistele riigiasutustele, kohalikele omavalitsustele pisut, umbes 3%. Neid oli siis jah, üle 2000 on selline maht olnud. Ja tellitud hindamisi oli meil eelmine aasta 203. Et siin on näha ka selline õiguslik raamistik, mille alusel me tegutseme. Tehingute andmed tulevad meil siis maakatastri seaduse alusel. Korraline hindamine ja hindamine üldisemalt on siis maa hindamise seaduse järgi. Sisehindamised on valdavalt riigivaraseaduse alusel ja need tellitud hindamised, need on siis suuresti kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse järgi, valdavalt siis Rail Balticu projektiks. Ja meie osakonnal on ka väga aktiivne koostöö Eesti Kinnisvarahindajate Ühinguga. Oleme seal esindatud nii standardite töörühmas, hindamiskomisjonis kui juhatuses. Et kindlasti see side võib veel tugevam olla ja eks me seda jooksvalt püüame arendada. Aga ma usun, et see on nagu väga hea, et see täna nii on läinud. Et üks hea võib-olla selline koostöö näide on ka see,
heli kadus ära, Veronika. Tundub jah, et ühendus hangus või midagi. Siis hetkel see on nagu kõigi probleem, et mitte midagi ei kuule. Et mitte isiklik. Ja Veronikal ilmselt jooksis internet kokku, aga ta on nüüd tagasi. Ja Okei, selge. tundub küll niimoodi, et mul jooksis. Tere tulemast tagasi. Aitäh teile. Nii, ma proovin uuesti oma pilti jagada, et nii. Ma loodan, et mida nüüd kuulda. Ja keegi vist tahab veel ühineda meiega, et need ühinemissoovid on meil ka keset ekraani täpselt näha. On jah. Ja. Nii. Aga praegu te näete seda kolmnurga pilti, eks ju? On ju nii? Jah, on nii küll. Ja. Ühinemissoovid kaovad ära, kui sa võtad lahti selle kõrvale osalejate listi, siis nad siia ekraani peale ei vilgu. Ja. Praegu tundub, et vist on korras. Et ega ma olengi enam-vähem oma juttu lõpetamas, et siis seda õiguslikku raamistikku tutvustasin, et tegutseme siis nii palju hindamisstandardite järgi, kui vähegi saame kõikides hindamistes, sealhulgas siis korralises hindamises ja lisaks sellele siis ka järgime masshindamise standardeid, lisaks kõikidele õigusaktidele. Nii, ja nüüd ma annakski siis sõna Üllekesele, et ta saab minna edasi siis tehingute andmebaasi teemaga ja lõpetan enda jagamise ära. Tänud. Tere hommikust. Ma püüan siit kiirelt nüüd oma ettekande ette võtta. Jah, loodame, et sul ei ole selliseid apse, sest mul ei ole sihukest asja enne juhtunud, et lihtsalt viskas Teamsi täiesti välja. Ta isegi ei andnud mingit hoiatust mulle. Et loodame, et edasi läheb kõik kenasti. Ma loodan ka, et kas mu ettekanne on muidu näha ilusti või? Ja, on. Jah, aga siis hakkame pihta, et mina räägin siis sihukesel üldisemal teemal ehk et tehingute andmebaasi andmete kasutamisest. Ja siis edasi saab Peep juba rääkida sellest, et oma kasutamiskogemusest, et kuidas ta turu ülevaateid teeb. Kui ma teen ettekannet tehinguandmetest, siis ma tavaliselt alustangi just selle slaidiga, et milleks on üldse vaja tehinguandmeid. Et kuulajate hulgas on päris palju hindajaid ja hindajad ilmselt vastavad kohe, et hindamisteks. Et mis on väga õige, et meil on vaja hinnata vara väärtus. Aga ühtlasi on meil vaja tehinguandmeid ka selleks, et mõista üldse, kuidas turg toimib. Et mida turul müüakse, kus müüakse, kes on ostjad, müüjad ja mis siis hinda mõjutab. Ja lisaks on siis vaja teha igasuguseid muid väärtusel põhinevaid analüüse ja toiminguid. Ja natuke siis ka tehingute andmebaasist, et tehingute andmebaasil oli eelmine aasta juubel, et ta on loodud 1996. aastal ja kuna ta on maakatastri osaks, siis reguleeritud on tõesti maakatastri seadus. Ja andmeid siis kogutaksegi korralise hindamise jaoks, erakorralise hindamise jaoks ja kõikide muude väärtusel põhinevate analüüside tegemiseks. Ja kui algselt 90-ndatel ja seal 2000 alguses need andmed saadi siis kohalikest omavalitsustest, ehk notarid saatsid andmed kohalikele omavalitsustele ja kohalikud omavalitsused siis saatsid andmed meile, siis see tegelikult see andmete kogumise viis oli suhteliselt kohmakas.
ja noh, tol ajal oli üldse kõik see andmete edastus niisugune käsitöö. Ja kuna see andmeedastus väga hästi ei õnnestunud, siis ühel hetkel 2000. alguses see andmeedastus ka lõppes. Ja 19. juuli 2003 siis jõustus maakatastri seadus, mille järgi siis andmed hakkasid tulema otse notaritelt. Ja siis kohe, kui see jõustumine oli ära, siis hakkas meile iga päev siin kastide viisi neid lepinguid tulema ja me need siis käsitsi sisse kandsime. Aga 2 aastat hiljem alustasime elektrooniliselt andmete edastust, et esimesed notarid alustasid seal aprillis, aga aasta lõpuks olid siis kõik notarid juba üle läinud e-notari kasutamisele. Ja alates sellest ajast siis meil enam paberlepinguid ei ole ja ei ole ka digitaalseid lepinguid, et me ei näe üldse lepinguid. Ja maakatastri seaduse järgi siis notar on kohustatud tehingu kohta meile õiendi esitama 10 päeva jooksul, arvates sellest, millal see leping on siis notaris sõlmitud. Et praktikas enamasti notarid saadavad õiendi kohati isegi samal päeval või siis järgneval päeval, et niisugused keerukamad ja mahukamad lepingud, et nendega läheb natukene rohkem aega. Aga üldiselt see andmeedastus on suhteliselt kiire. Ja andmebaasi siis kogume kõik kinnisvara võõrandamistehingud üle Eesti, kus toimub omaniku vahetus. Et ainsaks erandiks on siis pärimised ja erastamised, et viimaseid on nüüd väga vähe alles jäänud. Siis paar niisugust populaarteaduslikku slaidi ka siia vahepeale, mis kirjeldavad nüüd turgu ja andmebaasi nagu üldisemalt. Et andmebaasis on siis kokku üle 1 miljoni tehingu, et täpsemalt isegi juba üle 1,1 miljoni. Ja kuna kunagi sai teha ka tehinguid vallasasjadega kuni 2006. aastani, siis andmebaasis on ka suurusjärk 20 000 vallasasja tehingut. Ja kõigist tehingutest siis 81% on ostumüügitehingud ja kinnisasjad ja korteriomandid jagunevad umbes pooleks, et niisugune hoonestusõiguste ja korteri hoonestusõiguste osakaal tehingutest on ikka väga väike. Ja 42% kõigist tehingutest on Harju maakonna tehingud. Ja kui me vaatame kogu väärtust, siis see osakaal on veelgi suurem, et tegelikult kõigist tehingutest, kui me vaatame kogu väärtust, siis 48% on Tallinn. Ja oleme vaadanud ka seda, et mis siis on läbi aegade kõige aktiivsem kuu, ehk et kus on siis summaarselt kõige rohkem tehinguid toimunud ja see tuli välja, et on oktoober. Et pärast siis Sepp ütleb, et kas hoonestamata elamumaa sektoris on samuti oktoober kõige aktiivsem kuu. Ja tehingute mahult siis eelmine aasta oli selline rekordiline aasta, ehk tehti ikkagi väga palju tehinguid, et suurusjärgus 71 000 tehingut, millest siis ostumüügitehinguid oli circa 60 000. Ja ülejäänud mahud siin kogupindale, koguväärtus olid ka sellised rekordilised. Et kui Epp tegi siin meil kuu ülevaateid, kvartali ülevaateid, siis sõna rekord oli ikka üsna tihti käis siin aruteludest läbi. Nii, ja siin on ka üks pilt sellest, et kui palju siis üldse andmebaasis neid tehinguid on. Et nagu ma ütlesin, siis seal 90. ja 2000 alguses see andmete kogumine oli suhteliselt kohmakas. Ja kuni 2008. aastani kogus siis ostumüügitehingute kohta infot arvuliselt ka Statistikaamet ja siis me saame põhimõtteliselt võrrelda nüüd seda, et kui palju meil siis seal 90. 2000 alguses neid andmeid puudu jäi. Et me oleme seda võrrelnud ja see suurusjärk on umbes 30% jäi puudu selle kehva kogumisviisi tõttu. Ja 2002 juhtus siis selline aasta olema, kus kohalikest omavalitsustest üldse enam andmeid ei tulnud ja need on ainult riigi ostueesõigused. Kui siis see vara asus kuskil looduskaitsealal. Ja 2003 on siis veel see poolik aasta, kuna seaduse muudatus toimus juulikuus. Ja tegelikult alates 2004 me võime öelda, et meil on
kõik võõrandamistehingute andmed ja ei taha nüüd nii kiidelda, et ükski andmebaas ei ole ideaalne, et meil nüüd 100% oleks, aga ütleme, et sihuke 99,9 ja natuke peale protsenti neid andmeid võiks ikkagi olemas olla. Ja tehingu andmestik, et tehingute andmebaas on siis seotud täna 4 sihukese suurema andmekoguga. Esiteks on e-notar, kus siis notarid toimetavad ja kõik algabki sellega, et e-notaris siis täidetakse vastav vorm. Ja notar märgib sinna siis olulisemad andmed, märgib sinna lepingu numbri, ta märgib, mis tehinguga on tegemist, kas on tegemist ostu-müügitehinguga, kinkimise, vahetamisega või mõne muu tehinguga. Ta märgib lepingu liigi, kas on võlaõiguslik, asjaõiguslik või on need koos. Siis ta toob välja, mis varaga tehing tehti, tehingu kuupäev, katastritunnused, registriosa numbrid, omandiosa suurus, kindlasti tehingu hind ja käibemaksu sisaldumine hinnas, siis hoonestatuse andmed, et notar siis paneb hoonestatuse andmed sellisel kujul, et kas jah või ei, et kas ta on hoonestatud või ei ole. Ja lisaks siis notarilt pärinevad ka võõrandajate ja omandajate üldandmed. Et üldandmed tähendab seda, et me ei kogu andmebaasi isikute andmeid, me ei kogu isiku ega registrikoode. Et meil on võõrandajate ja omandajate arv, meil on liik ja meil on residentsus. Ja kui siis tehing tuleb andmebaasi sisse, siis samal ajal automaatse protsessiga seostatakse see tehing katastritunnuse abil e-katastriga, kus siis tehingule lisatakse asukoht, lisatakse pindala, sihtotstarbed, kõlvikud ja koordinaadid. Ja peale seda siis meie registripidaja vaatab andmestiku üle, kui ta seal mingisuguseid küsitavusi või loogikavigu ei märka, siis ta selle kinnitab. Ja kui tehing on andmebaasis kinnitatud, siis põhimõtteliselt ta läheb juba järgmise uuendamise käigus päringukeskkonda statistikasse. Ja samuti on võimalik seda siis välja anda isikutele, kellel on andmete saamise õigus. Ja samuti on siis tehingute andmebaas seotud ka kinnistusregistriga. Ehk et andmebaas hakkab siis pärima ja ootama, millal kinnistusregistrisse tehakse omanikuvahetuse kanne. Ja kui see kanne on tehtud, siis võetakse andmebaasi ka 3. ja 4. jao andmed. Ja pärast tehingu kinnitamist selle järgsel ööl võetakse hoonestatud varadele ka ehitusregistrist hoonete andmed. Ja lisaks oleme siis ka käsitsi lisanud erinevaid andmeid muudest allikatest sinna märkuste lahtrisse. Nüüd tehinguandmetele juurdepääs, et nagu te näete, siis see slaid on ikka ilusasti siin loominguliselt kujundatud, et siin on värvitud ja siin on rasvaseks tehtud, et see on ikka oluline slaid ka. Et see aasta toimus siis, jõustusid maakatastri seaduse ja maahindamise seaduse muudatused, mis tähendab seda, et kui me kogu aeg rääkisime siin aastaid maakatastri seaduse paragrahv 6 lõikes 2, mis reguleeris tehinguandmetele juurdepääsu, siis nüüd reguleerivad juurdepääsu lõiked 10 ja 11. Maahindamise seaduses muudeti maahindaja mõistet. Et varasemalt siin Maa-amet siis andis välja maahindamise tegevuslitsentse. Et täna hommikul vaatasin, et tegelikult me andsime neid tegevuslitsentse välja lausa 28 aastat. Ehk et kõige esimene tegevuslitsents sai välja antud 1993. aastal ja esimese tegevuslitsentsi sai kinnisvaraekspert. Et toona sai veel litsentse välja anda ka juriidilistele isikutele. Ja aastaarv ka viitab siis 93, et tegelikult litsents anti välja korralise hindamise tegemiseks. Ja 2000 oli see aasta, kui esimest korda anti siis litsentsi alusel välja ka tehinguandmeid. Et sinnamaani oli kõik litsentsid olid ainult siis korralise hindamise läbiviimiseks.
Ja aastaid hiljem siin, kui algselt pidi tegema ka eksami litsentsi saamiseks ja katsetööd, siis ühel hetkel kadus eksam ära, kuna ühingu juures ju eksam toimub ja need küsimused saab ühingu juures ära esitada. Ja viimastel aastatel siis oli ainult katsetööd tingimuseks, et tegevuslitsentsi saada. Ja neid siin enne nüüd seda seaduse jõustumist oli minu arust neid kehtivaid litsentse umbes 33. Ja litsentsi alusel siis sai varasemalt tehinguandmetele juurdepääsu. Täna siis on tehinguandmetele juurdepääsu hindajate jaoks laiendatud ja juurdepääsu saavad kõik 6. ja 7. kutsetaseme hindajad. 6. kutsetase saab siis ainult oma pädevuse piires ehk eluotstarbelise vara hindamiseks. Ja mis siin on just boldiks tehtud, on see, et seadus ütleb väga selgelt ära, milleks neid andmeid tohib kasutada. Et tegelikult, kui me seadust järgime, siis tegelikult ongi nii, et ärme vaata ainult seda, et kes nendele andmetele juurdepääsu saavad, vaid vaatame ka seaduse teksti selles osas, et mis eesmärgil neid andmeid siis antakse. Et siin mõned nädalad tagasi me saatsime hindajatele ka kirja, et ma loodan, et kõik on ilusasti mõttega selle läbi lugenud, et millisel eesmärgil siis andmeid kasutada võib. Et andmeid võib tegelikult, mida me oleme kooskõlastanud ka Andmekaitse Inspektsiooniga, et andmeid võib anda 5. kutsetaseme hindajale, kes on sisuliselt õpivad hindamist ja kes õpivad hindamist nüüd 6. või 7. kutsetaseme hindaja käe all. Et neile võib anda ja büroosiseselt võib samuti anda, aga tungivalt soovitame sõlmida selleks siis konfidentsiaalsuslepingud. Et konfidentsiaalsusleping oma olemuselt võib olla pikk, võib olla lühike, aga põhimõtteliselt ta võib olla ka ühest lausest koosnev sihuke kinnitus, kus andmete saaja siis kinnitab, et ta kasutab neid andmeid ainult hindamisalaseks tegevuseks ja et ta ei edasta neid andmeid kolmandatele isikutele. Nii, et jah, see tehinguandmete kasutamine, et see ei ole nagu naljaasi, et võtame seda kohustust nagu tõsiselt. Et siin Andmekaitse Inspektsiooniga on üles kerkinud ka sellised küsimused, et kas üldse hindajad või erasektor peaks saama tehinguandmeid, et meie Maa-ametis oleme kindlasti seda meelt, et peaks saama, et me ei taha sihukest Saksamaa olukorda, kus kogu hindamine põhineb ainult pakkumisinfol. Et jah, nii et mõtleme ka alati nagu sedapidi, et iga tehingu taga on inimesed. Ja Eesti inimene on suhteliselt tundlik, et ma olen kuulnud, et näiteks kui nüüd on kinnistusraamatus on logid peal, et siis mõned inimesed on nagu pahased, et miks hindajad nende andmeid vaatavad. Samas on tegemist nagu avaliku registriga, ehk omanike andmed on avalikud. Ja kui juba see nagu on sihuke tundlik, siis veelgi tundlikum on see, kui avaldataks näiteks nende tehingu hinda. Et mõtleme nende inimeste peale ka, et üldjuhul inimesed ei ole huvitatud sellest, et nende tehinguandmeid kuskile jagataks kolmandatele isikutele ja seepärast on ka seaduses need piirangud. Ja mõtleme ka notarite peale, et notarid on meile sellise usalduse andnud, et nad meile selliseid andmeid annavad ja hoiame seda usaldust. Et kui kellelgi on tõesti nagu siuksi küsimusi, et siis ma soovitan alati nagu meie poole otse pöörduda, et on nagu arusaadav, et vahel on sellised vaidlused, kus sa pead argumenteerima ja näitama, et kuidas sa selle hindamistulemuse oled saanud. Aga seda ei tohi teha niimoodi, et me saadame kas maaomanikule või mis tahes kliendile nüüd tehinguandmed oma argumentide tõestamiseks, et neid argumente tuleb ikkagi tõestada teistmoodi.
Nii, aga nüüd läks väga pikaks see maa hindaja loeng. Põhimõtteliselt siin slaidil siis punasega on toodud välja need, mis muutusid. Mustaga on välja toodud need, mis olid juba tegelikult ennem. Et riikliku statistika tegijatel, kelleks Eestis on siis Statistikaamet ja Eesti Pank, oli ligipääs juba varem. Ja samamoodi oli ligipääs varem ka juba avalik-õiguslikele ülikoolidele või teadus- ja arendusasutustele. Et kui me anname ülikoolidele andmeid, siis me ei anna kunagi tudengile andmeid, vaid me anname ülikooli esindajale. Ja ülikool siis sõlmib tudengiga konfidentsiaalsuslepingu. Ja ma võin ülikoolide kiituseks küll öelda, et nad on väga hästi selle ülesandega hakkama saanud, et ma nägin, et siin osalejate hulgas oli ka Siim Maasikamäe, kes saatis mulle lausa need konfidentsiaalsuslepingud, et väga tubli. Nii, ja siis uuendusena on siis tehinguandmetele juurdepääs nüüd ka krediidiasutustele, mis on siis suuremad pangad ja nende Eesti filiaalid. Ja nendel on siis samamoodi seaduses välja toodud see eesmärk, milleks nad võivad andmeid kasutada, ehk et siis tagatise hindamiseks. Ja kõik need eelnevalt toodud 4 liiki, kellel on õigus siis andmeid saada, nemad õigustatud huvi tõendama ei pea. Et me saame ise kontrollida, me saame vaadata Finantsinspektsiooni kodulehelt krediidiasutust, me saame vaadata kutseregistrist kutse olemasolu. Aga kõik ülejäänud, et kõigil ülejäänutel on siis õigus andmeid taotleda õigustatud huvi korral. Aga peab ütlema, et see peab olema ikkagi väga-väga põhjendatud. Et kui meile tuleb selline taotlus, siis Maa-amet peab nagu hindama 3 asja. Et kõigepealt me peame hindama eesmärgipärasust, me peame hindama vajalikkust ja me peame hindama huvide tasakaalu. Ehk oma sisult see tähendab seda, et me peame hindama, et kas seda eesmärki on võimalik täita ka muul moel. Et näiteks võib-olla on võimalik seda eesmärki, mida taotleja tahab täita, on võimalik täita näiteks statistikat kasutades või võib-olla on mõistlikum üldse läbi viia hindamine ja mitte anda talle neid andmeid. Ja lisaks me peame siis hindama ka seda huvide tasakaalu, et näiteks kui isik taotleb meilt mingisuguse piirkonna ja varade andmeid, ütleme, see valim on seal 100 tehingut, siis me peame kaaluma, et kas selle üksikisiku huvi, selle taotleja huvi kaalub nüüd üle selle 100 tehingu taga olevate inimeste huvi oma andmeid mitte avaldada. Et nii palju, kui me oleme nüüd jõudnud seda analüüsida, siis üldine ärihuvi kindlasti siia alla ei lähe. Ja natukene juba mainisin neid notareid ka, aga ütlen veel lisaks üle, et kuna need andmete allikas on notarid, siis laieneb kõikidele ka notarisaladuse hoidmise kohustus. Nii, aga tehinguandmete kasutamisest, et põhimõtteliselt ma olen teinud niisuguse üldise 3 jaotuse, et seda slaidi võib ka teha teistmoodi. Aga ma olen toonud välja vasakul pool siis põhimõtteliselt avaliku sektori huvi, ehk et meil on vaja hinnata riigimaid, meil on vaja läbi viia korraline hindamine, meil on vaja teha igasuguseid analüüse, teha riiklikku statistikat, et näiteks Statistikaamet teeb meie andmete põhjal statistikat lisaks ka Eurostatile. Ja ka avalikud ülikoolid panin esialgu sinna avaliku sektori juurde. Ja paremal pool on siis põhimõtteliselt ühiskonna vajadused üldisemalt. Et kui on vaja hinnata ära eraomandis olev objekt, siis tulevad kohe mängu kutselised hindajad. Ja 3. suund on siis see, et kuna tehinguandmed Eestis ei ole avalikud, siis kuidagi peab ju ka avalikkus teada saama, et mis kinnisvaraturul toimub ja mis need hindade suurusjärgud on. Et selleks me siis koostame turuülevaateid ja teeme statistikat. Nii, ja natuke ma räägin ka tehinguandmete puhastamisest. Et miks seda üldse vaja teha on ja kus me seda teeme. Et
et me puhastame tehinguandmeid just niisugustes hindamise analüüsides, et kui meil on vaja hinnata riigimaa väärtust näiteks ja samuti me puhastame siis turuülevaadetes. Ja miks me puhastame on sellepärast, et turul kõiki tehinguid ei tehta lihtsalt vabaturu tingimustes, et noh, turul tehakse igasuguseid tehinguid, et tehakse seotud osapoolte vahel, olgu nad siis sugulussidemete poolest, olgu nad äriliselt seotud, tehakse kaasomanike vahel, vahel on seal mõnel ostjal erihuvi see osta, siis ta on nõus rohkem maksma või vastupidi, tehakse tehinguid sümboolse hinnaga. Et kui me tahame nagu usaldusväärset tulemust, mis oleks võimalikult turulähedane, siis on vaja need tehinguandmed ära puhastada. Ja kui me siin filmides oleme näinud, et on niisugune süütuse presumptsioon, siis meil on ka oma presumptsioon ja see on selline, et iga tehing on sobiv, kuniks ei leidu piisavat teavet tõestamaks vastupidist. Ja miks see nüüd nii päevakajaline on, et põhimõtteliselt, kuna me hakkame tegema korralist hindamist ja see on selline masshindamine, kus arvuti teeb päris palju ära, siis on vaja, et need reeglid oleksid ka sellised ühetaolised ja ühtemoodi kirja pandud. Ja kuidas me need reeglid siis välja töötasime, siin on ka allikad välja toodud, et esiteks on näiteks Rahvusvahelise hindamisorganisatsiooni poolt vastav standard välja antud 2020. aastal. Samamoodi on Eesti varahindamise standardis, võrdlusmeetodi standardis siis välja toodud, et milliseid tehinguid üldiselt võrdlustehingutena ei kasutata. Ja lisaks oleme siis maakorralise hindamise metoodika töörühmas need parameetrid kõik siin üksipulgi läbi käinud. Ja maakorralise hindamisel siis me kasutame ka tehinguandmete puhastamisel kutseliste hindajate abi. Et kutselised hindajad on juba saanud siin päris suurel hulgal tehinguandmeid, et need üle vaadata ja väike lõpp on siis vaja veel teha sellel aastal. Ja mida ma veel tahtsin öelda siin tehingute puhastamise juures just, et Maa-amet on korralise hindamise eesmärgil, aga me saame nagu neid kasutada ka laiemalt, loonud sellised automaatkontrollid, kus me automaatselt siis otsime seda tehinguid, kus osapooled on seotud. Et näiteks meil on automaatkontroll, mis otsib kinnistusraamatust, et kas need osapooled on samanimelised. Siis meil on selline kontroll, mis otsib ärilist seotust, ehk et ta vaatab kinnistusraamatus osapoolte andmeid ja ta vaatab äriregistris osapoolte andmeid registrikaardil ja vaatab, et kas need osapooled on kuidagi omavahel äriliselt seotud. Lisaks on meil selline kontroll, mis otsib, kas ostjaks on naaber. Et ta teeb siis ruumianalüüsi, vaatab tehinguobjekti ümber kõik need katastriüksused ja siis otsib kinnistusraamatust, et kas mõni nendest omanikest klapib. Et tegelikult on, kui vaadata neid tulemusi, siis see on suhteliselt üllatav, et neid naabrioste on päris palju turul. Et kui see haritava maa puhul on pigem niisugune turunormaalsus, siis neid on päris palju ka elamumaa puhul, kus ostjaks on naaber. Ja lisaks siis kontroll vaatab veel, et kas tehingu hetkel oli kinnisasi koormatud kasutusvalduse või hoonestusõigusega. Et need automaatkontrollid natukene tahavad veel kõpitsemist, et kinnistusregistris need andmed ei ole alati kõik ühesugusel kujul ja näiteks slaavi nimed on väga erinevatel kujudel seal sisse kantud ja alati ei pruugi olla isikukoodi, võib olla sünniaeg ja see sünniaeg ei pruugi olla ka alati ühesugusel kujul, seetõttu robotil neid andmeid kokku panna ei pruugi alati ilusasti õnnestuda. Et kindlasti me kaalume siin lähitulevikus ka hindajatele selle kättesaadavamaks tegemist, selle roboti.
et te saaks seda kasutada. Küll aga ma tahaks välja tuua ka selle, et ma olen nüüd ühingu hindamiskomisjonis olnud juba nüüd vist 3 korda. Ja vestlustel ma olen tihti küsinud hindajate käest, et kuidas te hindate tehingute usaldusväärsust? Ja muuhulgas on nad siis välja toonud päris mitmed, et me vaatame ainult seda tehinguregistri väljavõtet ja kas seal märkuste lahtris on midagi. Et see vastus mulle väga ei meeldi, et seetõttu ma mõtlesin, et ma täna natuke kommenteerin seda. Et miks ei ole päris õige? Et kui me nüüd anname tehinguregistrist või tehingute andmebaasist hindajale väljavõtte, siis enamasti hindaja küsib meilt väljavõtet näiteks eelmise kuu seisuga ja eilse kuupäeva seisuga. Kinnistusraamatusse tehakse nüüd kandeid ajalise viitega ehk et seaduse järgi võib kande tegemiseks kuluda 1 kuu. Enamasti tehakse see kas 2 nädalaga või 1 nädalaga. Aga kui te küsite nagu hästi värskeid tehinguandmeid, siis seda omaniku kannet ei pruugi olla veel tehtud, seetõttu me ei ole ka seda tausta kontrollinud. Ja teine aspekt on nagu see, et me täna oleme teinud ikkagi pistelist kontrolli. Mitte kõik tehingud läbi kontrollinud. Ja on ka veel 3. aspekt ehk, et kui me sinna oleme neid märkuseid toonud, siis need märkused on nagu Maa-ametile teadaolev info. Et tegelikult võib-olla neid mittevabaturu-tehinguid isegi rohkem. Et jah, et kui me need robotid nagu teile kättesaadavaks teeme, siis mina soovitaks ikkagi seda, et robotid on küll väga toredad asjad, aga vähemalt võrdlustehingut ma soovitaks ikkagi kinnistusraamatust üle kontrollida ise käsitsi. Et pigem see põhimõte, et usaldajaga kontrolli. Sest Eestis on umbes 90 notarit ja meil on 1 registripidaja, et eks neid vigu sealt sõelast ikka võib läbi minna. Nii, aga nüüd siuke näide ka, et need on nüüd puhastatud tehingud korraliseks hindamiseks alates 2016 kuni 2021 esimene poolaasta. Ja enne puhastamist ja peale puhastamist ja siin on siis elamumaa tehingud ja haritavamaa tehingud. Ja puhastamise käigus siis lähevad välja umbes pooled tehingud. Et kui siin täpsemalt, siis antud juhul elamumaa puhul läks välja 47% ja haritavamaa puhul 57% tehinguid. Ja siin sees on ka kutseliste hindajate poolt käsitsi üle vaadatud tehingud. Ehk et kutselised hindajad eemaldasid veel lisaks nendest valimitest elamumaa puhul ligi 1000 tehingut ja haritavamaa puhul 142 tehingut. Aga mis ma tahtsin siin näidata on see, et kuigi pilt läheb hõredamaks, siis tegelikult ikkagi üle Eesti neid tehinguid jääb, et see kattuvus on olemas. Ja selleks, et siis korralist hindamist läbi viia, selleks on siis loodud asukohaklassid, kust otsitakse lähimaid tehinguid. Aga sellest räägib juba Veronika. Nii, ja siis kasutamisest veel, mida me ise teeme, mis hindamisi me teeme, et suurusjärk jah, aastas on umbes 2000 maatükke on vaja ära hinnata. Ja hinnanguliselt siis 99% töömahust on Maa-ameti enda vajadused, sest Maa-amet on maareservi pidaja ja neid toiminguid on ikka omajagu. Ja meie pädevus on siis hoonestamata maa hindamine. Ja kuigi riigivaraseadus siis meile õiguse annab, et me võime ise hinnata, siis see ei ole kohustus, et me seda alati tegema peame, et vahel tellime ka ise neid eksperthinnanguid väljast. Nii, enne kui ma siis Epule annan sõna, siis mõni sõna ka avalikust statistikast, ehk et see on nüüd see 3. pool, kus me tehinguandmeid kasutame. Et esimene turuülevaade valmis siis 24 aastat tagasi. Ja kui 2003 oli nüüd see seadusemuudatus, kus me hakkasime koguma kõiki võõrandamistehinguid, siis ühel hetkel hakkas neid
neid päringuid meile nii palju tulema, kus kõik inimesed küsisid, et no palju on seal piirkonnas tehinguid, mis hindadega, mis keskmised hinnad on, siis neid päringuid tuli nii palju, et seetõttu me lõime päringukeskkonna, kus igaüks saab siis ise pärida. Ja ajapikku on siis lisandunud veel ka hinnaindeksid, kuuülevaated, kvartaliülevaated, ülevaated turusektorite lõikes ja on ka Balti riikide kinnisvaraturu ülevaated. Et viimane on küll natukene soiku jäänud, et siin näiteks Läti tegi hiljuti maakorralist hindamist, seetõttu neil olid käed-jalad tööd täis ja me ühise ülevaateni ei jõudnud. Ja viimase slaidina ma siis räägiks hästi lühidalt hinnastatistika päringukeskkonnast, et ma väga palju siin ei peatu täna. Et kellel on küsimusi, ettepanekuid, siis neid võib alati jooksvalt saata. Päringukeskkonna eelmine aasta oli 87 000 külastajat, keskmiselt tehti 6 päringut külastaja kohta. Et selle aasta statistikat vaatasin, et see suurusjärk on umbes sama, et on 7000-8000 külastajad kuus. Ja kindlasti tahaks nagu öelda seda, et kui on vaja ikkagi vara väärtus välja selgitada, siis tuleks läbi viia hindamine, et selle jaoks statistika ei sobi, kuna need objektid võivad olla ikkagi oma olemuselt väga erinevad. Ja kõikvõimalike järelduste tegemisel siis eelmise perioodi kohta soovitame neid järeldusi teha alates 20. kuupäevast. Et me ise hoiame ka seda kuupäeva meeles, kui me oma neid pressiteateid ja uudiseid avaldame. Et see on siis arvutatud umbes niimoodi, et kuna 10 päeva on notaritel aega neid andmeid saata, siis 10 päeva oleme veel jätnud enda jaoks, et me jõuaks niisuguse esmase kontrolli ka tehingute osas ära teha. Ja aruannete kirjeldused leiab siis kasutusjuhendi alt. Et mul hetkel rohkem ei ole, et siis ma annaks nagu Epule või on küsimusi äkki? Paistab, et ei ole küsimusi. Et jah, aitäh, Ülleke. Ma korraks katkestan salvestuse, et paneme Epu ettekandajaks uuesti.